Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Tere tulemast meie tehnilise juhendi juurde, kus käsitleme Dyson V11 tolmuimeja käepideme lüliti vahetamist. See protsess võib tunduda keeruline, kuid järgmiste sammude järgimine aitab teil seda edukalt teha. Esmalt veenduge, et teil on olemas kõik vajalikud tööriistad, Philips peakruvi keeraja, uus käepideme lüliti ja kaitsekindad. Tolmuimeja ettevalmistamine. Enne alustamist veenduge, et tolmuimeja on välja lülitatud ja lahti ühendatud vooluvõrgust. Eemaldage kõik lisatarvikud, nagu torud ja harjad. Käepideme kinnituste leidmine. Leidke käepideme lüliti kinnitused. Need on tavaliselt 2 Philips peakruvi, mis asuvad käepideme põhjas. Kasutage oma kruvikeerajat, et need lahti keerata. Käepideme eemaldamine. Kui kruvid on eemaldatud, tõmmake käepide ettevaatlikult lahti. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada juhtmeid, mis võivad olla ühendatud lülitiga. Vana lüliti eemaldamine. Pärast käepideme eemaldamist näete lülitit. Ühendage see ettevaatlikult juhtmetest, pöörates tähelepanu, et mälestaksite, kuidas see oli ühendatud. Uue lüliti paigaldamine. Võtke uus käepideme lüliti ja ühendage see samamoodi nagu vana. Veenduge, et kõik ühendused on kindlad ja õiged. Käepideme paigaldamine tagasi. Asetage käepide tagasi oma kohale, jälgides, et juhtmed ei jääks kinni. Keerake kinnituskruvid tagasi, et käepide oleks kindlalt paigal. Seadme testimine. Enne tolmuimeja kasutamist veenduge, et kõik on õigesti paika pandud. Ühendage tolmuimeja vooluvõrku ja lülitage see sisse, et kontrollida, kas uus lüliti töötab. Tasuta diagnostika ja teenused. Kui te ei ole kindel, et suudate lüliti vahetust ise teha, pakume tasuta diagnostikat. Lisaks on meil teenus, kus viime seadme teie kodust peale ja teeme vajaliku remondi. Meie professionaalne meeskond tagab, et teie Dyson V11 töötab nagu uus. Hinnapakkumine enne remonti. Meie teenused on läbipaistvad ja enne igasuguste remonditööde alustamist anname teile hinnapakkumise, et te teaksite, millised on kulud. Järgides neid samme, saate hõlpsasti vahetada Dyson V11 käepideme lüliti ja tagada oma seadme parim töö. Ootame teid meie teenustes. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.